kontserdi kavaga, enne kui Tõnu Raadik siia kõrvale tuleb, on selline väikene akustiline kõrvade kontrollimine kahe looga, mis ma mängin teile meie koosmängu alguseks. Esimene lugu on spetsiaalselt tänaseks päevaks mul välja mõeldud, kannab pealkirja Kui orel mängib, ja teine lugu on kaugelt Kuuba heliloojalt Leguanalt Malagueña.
Piazzolla Home Oblivion.
lõputan linnade rüppe. Aadressi jätmata lahkunud päevade kiiruse kütke. Saabudes just enne pimedat või lahkudes südaööl sügistuultega randadel. Või kellegi südames tuled on jäänud kaugele, pea kohal vaikivad tähed, mere hingamist kuulates. Ma su jälgedes lähen. Järgmine lugu on jälle minu ballaad, aga ma lähen toon Kapodasteri. Kui me Ennuga tulime täna, siis linnud lendavad juba üle pea, ränd on alanud. Kogu tee Tallinnast kuni siiani käis pea kohal kogu aeg selline. Ma arvan, 10 000 umbes lendas üle peale. Ja päris nukraks tegi, kuidas nad seal lähevad. Siis jõudsime arutada Ennuga praktiliselt kogu selle oma
oma lapsepõlve ja oma mineviku ja kõik asjad jõudsime läbi arutada. Ja need muudkui lendasid üle pea. Loo nimeks on Kutse ja sõnade autoriks on jälle Ande. Kiiresti kadusid päevad ja suvi. Tuulised õhtud jäid meelde. Laterna valgus ja hiline tee. Nii sarnas vist hommikuni. Öö hoiab piire, viib rändama. Päev on siinsamas, on lähedal. Kohad on kusagilt meeles ja täpselt ei tea, mida, millises keeles rääkisin ma. Kas ma tulin siia selle linna nende sommuste õhtute jaoks? Selle nähtamatu ja tumma kauge kutse nende kokkusaamiste jaoks. Kokkusaamiste jaoks. Olen siin ja on õhtu ja pime. Olen tasa ja kuulatan tuult. Kui sa muidu ei saa, tule unes nendest piiridest teisel pool. Kontserti nüüd Hennu looga, Hennu enda kirjutatud looga, selle nimeks on Melanhoolne valts.
üksinda ühe prantsuse loo, selle nimeks on La Sorcière. Suvi ulatab käe, et võiks minna läbi sügise tee talveni. Vihmakrabin saab lumeks ja jälgi sinu akende alt mööda viib. Ma ei tea, kuhu uned need viivad. Raske öelda, mis läinud, mis ees. Ühe hetkega uues maailmas kokkusaamiste nägemisrõõm. Merekaldal on madalaid pilvi, linnud hommikust saati on veel. Linnuparvede häältes on kutse, ootus ärevus rahutuks teeb.
kutse. Ootusärevus rahutus teeb. Hiljem hingede aeg on siin vaikne. Lehed langend, kes jäi, on kõik siin. Hämaril annab mõttele ruumi. Vaba lend ule uinuva maa. Kuna siin saalis on ka mu vana kolleeg väga ammustest aegadest Heino Seljamaa, siis me oleme kunagi koos Heinoga hästi palju teatrit teinud ja üleüldse kõikidest nendest elu kärestikudest läbi kihutanud. Ja ma mäletan, et Heino elas Kalamajas ja sealt mul ei ole mitte ühtegi head mälestust sellest ajast. Õigemini ma ei mäleta sellest ajast mitte midagi. Nüüd on see Kalamaja täiesti teiseks muutunud. Nüüd on see Kalamaja hästi toetanud. Siis kui me Heino juures seal elasime või käisime ja siis jäime sinna elama ja siis jälle ta ei saanud meid välja sealt kuidagi. See aeg oli väga teistmoodi. Ja nüüd üks lugu sellest samast Kalamajast. Tänava ääres on selle nimi ja sõnade autoriks on jälle Andeno. Hallikas kivist maja, viinkase pakk, mida tuul püüd visata. Tänava ääres on hallikas kivist maja, viinkase pakk, mida tuul püüd visata. Ainult näemata võib hetkel, kui laev laob silmist ja õõtsuvad tumedat kalvad. Miks ei saa sulle anda? Miks ei saa sulle anda? Pargi sees ootavat maja ja puude allee. Tänava ääred on hallikas kivist maja, viinkase pakk ja tuul püüd visata. Tänava ääres on hallikas kivist maja. Miks ei saa sulle anda? Suurlinnad tulede loodus raduvad need. Tänavääres on hallikas kivist maja, viinkase pakk ja tuul püüd visata. Tänavääres on hallikas kivist maja, viinkase pakk ja tuul püüd visata. Tänavääres on hallikas
ilusti lugu Francisco Tarrega Mälestused Alhambrast. Monti 19. sajandil elas Pariisis ja keegi ei tea, kas ta kunagi oleks elus Ungaris käinud, aga kirjutas ühe Ungari enim mängitud loo. Tšadas! Oma tööd enda.
ma arvan, nii head kontserti enam rohkem ei tule.